Valgusfestival öövalgele suurtoetajad EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond, Pärnu linn, Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eventec, Gren. Suured inimesed armastavad numbreid. Kui jutustate neile mõnest oma uuest sõbrast, ei küsi nad kunagi kõige tähtsamat, milline on tema häälekõla, mis mänge ta armastab mängida, kas ta kogub liblikaid, vaid nad küsivad, kui vana ta on, mitu venda tal on, kui palju ta isa palka saab. Kui öelda neile tõestuseks, et väike prints oli olemas, on see, et ta naeris. Ollakse ju olemas, kui naerdakse. Siis nad kehitavad õlgu. Aga kui öelda neile, planeet, millelt ta tuli, on asteroid B612, siis jäävad nad teid uskuma. Minu juures ei ole eriti huvitav, ütles väike prints ise. Kõik on väike. Mul on 3 tulemäge, 2 neist tegutsevad, 1 on kustunud, aga ei või iial teada. Ja mul on ka 1 lill, mis ei kasva mujal kui minu planeedil. Küll see lill on alles keeruline, ütles prints. Ta oli tärganud ühel päeval teadmata kust tulnud seemnest ja ühel hommikul peale pikka sättimist näitas ta ennast. Hoolega valis ta värve, aeglaselt pani ta end riidesse, seadis ükshaaval kroonlehed oma kohale. Ta oli väga edev. Armastan kangesti päikeseloojanguid, ütles prints. Ühel päeval nägin ma 43 korda, kui päike loojus. Minu planeedil piisab, kui nihutad oma tooli mõne sammu võrra. Lisas, tead, kui oled nii kurb, siis armastad päikeseloojanguid. Prints tegi oma planeedi hoolikalt korda, pühkis puhtaks oma tulemäed. Jumalaga lausus ta oma lillele. Ma olin rumal, lausus lill lõpuks. Anna mulle andeks, püüa õnnelik olla. Väike prints asus asteroidide 325, 326,
327, 328 ja 329 piirkonnas. Niisiis ta alustas nende külastamisega, et endale tegevust leida ja õppida. Esimesel planeedil elas ärimees, punase näoga mees, kes polnud kunagi lilli nuusutanud ega tähti vaadanud. Ta polnud kunagi kedagi armastanud, ta polnud muud teinud kui ainult arvutanud. Terve päeva kordab ta: mina olen tõsine inimene. Aga mida sa arvutad, küsib väike prints. Ära sega mind. 500 miljonit, mis asja? Need pisikesed kuldsed asjakesed, mis panevad logargid unistama. Tähed. Just nii, need on minu omad. Mis kasu on tähtede omamisest? Kasu on selles, et ma olen rikas. Mis kasu on rikas olemisest? Võin osta uusi tähti, ma saan nad panka panna. Kirjutan paberile üles, kui palju neid on ja panen selle paberi sahtlisse. Minul on lill, mida ma iga päev kastan. Mul on tulemäed, mida ma iga nädal puhastan. See on neile kasulik, aga sinust pole tähtedele mingit kasu. Suured inimesed on ikka õige veidrad, sõnas prints endamisi. Teisel planeedil elas kuningas. Ahaa, seal on üks alam, hüüdis ta, kui ta väikest printsi nägi. Mida te valitsete, küsis prints. Kõike seda, vastas kuningas. Ta oli piiramatu ainuvalitseja. Ja tähed kuulavad teie sõna? Muidugi, vastas kuningas. Suured inimesed on väga imelikud, sõnas prints, kui ta oma teekonda jätkas. Järgmisel planeedil elas joodik. See külaskäik oli väga lühike, aga tõukas väikese printsi sügavasse kurvameelsusse. Mis sa teed? Küsis ta joodikult. Joon, vastas see süngel ilmel. Miks? Et unustada. Mida unustada? Häbi. Millist häbi? Häbi, et joon, ostis joodik ja sulgus lõplikult vaikimisse. Suured inimesed on ikka tõesti imelikud, ütles väike prints endamisi, kui ta oma teekonda jätkas. Järgmisel planeedil elas uhkeldaja. Ahaa, sealt tuleb imetleja mulle külla. Mis tähendab imetlema, küsis prints. See tähendab tunnustada, et mina olen terve planeedi kõige ilusam, kõige paremini riietatud, kõige rikkam ja kõige targem. Imetle mind, imetle mind. Aga sa oled ju üksi oma planeedil, kostis prints. Suured inimesed on ikka tõepoolest väga veidrad, ütles prints, kui ta oma teekonda jätkas. Viies planeet oli väga imelik. Seal elas laternasüütaja. See on väga ilus amet, ütles prints. See on üks hirmus amet, ütles laternasüütaja. Kunagi oli see mõistlik. Ma kustutasin hommikul laterna ja panin õhtul jälle põlema. Aga planeet pöörleb järjest kiiremini ja mul pole enam sekunditki puhkust. Igas minutis süütan ja kustutan ma laterna.
see pole sugugi naljakas. Näed, oleme juba tervelt 6 aega juttu ajanud. Seda meest põlgaksid nii kuningas uhkeldaja joodik kui ka ärimees, mõtles prints. Ometi on ta neist ainus, kes ei tundu mulle naeruväärsena, võib-olla sellepärast, et ta tegeleb millegi muuga kui iseendaga. Ja prints mõtles oma lillele, kes oli teda piinanud oma pirtsakuse ja enesearmastusega, ja ta kahetses, et oli põgenenud. Ma ei saanud tookord millestki aru. Ma oleksin pidanud otsustama tema tegude, mitte sõnade järgi. Oleksin pidanud tema tühise vigurdamise taga nägema õrnust. Iialgi poleks tohtinud ma põgeneda, ütles ta vaikselt. Ja siis jõudis väike prints maa peale. Missugune imelik planeet, mõtles ta. Kus on inimesed, uuris ta Mao käest. Kõrbes ollakse vist väga üksi. Üksi ollakse ka inimeste juures, vastas Madu. Vaata, seal on minu planeet, ütles prints. Ta on just meie kohal, aga kui kaugel ta on? Mul on sinust kahju. Ma võin sind aidata, kui tunned suurt igatsust oma planeedi järele. Ma võin. Järgmisena kohtas prints rööpaseadjat. Küll on inimestel kiire. Mida nad otsivad? Küsis prints. Kas nad pole rahul seal, kus nad on? Küsis prints. Iialgi ei olda rahul seal, kus ollakse, kostis rööpaseadja. Inimesed trügivad kiirrongidesse, kuid nad ei tea, mida nad otsivad. Siis nad rabelevad ja tormavad ringi. Ja siis ilmus rebane. Tule minuga mängima, ütles väike prints. Ma olen väga õnnetu. Ma ei saa, vastas rebane. Ma pole taltsutatud. Mis see taltsutama tähendab? Praegu pole sa mulle muud kui üks pisike poiss. Samasugune kui 100 000 teist poissi. Ja mul pole sind tarvis. Aga kui sa mul taltsutad, siis on meil teineteist tarvis. Sa oled minu jaoks ainuke maailmas ja mina olen sinu jaoks ainuke maailmas. Palun, taltsuta mind. Nüüd ma hakkan aru saama, ütles väike prints. On üks lill. Ta on mu vist taltsutanud. Inimesed on unustanud selle tõe, ütles rebane. Sa vastutad alati selle eest, mis sa taltsutanud oled. Sa vastutad ka oma roosi eest. Aeg, mille sa oma lille peale kulutasid, tegi ta sinu jaoks nii tähtsaks ja sellepärast on ta ainus maailmas. Siin on mitu tuhat roosi ühes aias, aga nad pole üldse minu roosi moodi, sest keegi pole neid taltsutanud ja nemad pole kedagi taltsutanud. Kõrb on ilus, ütles väike prints. Kõrbe teeb ilusaks see, et kusagil varjab ta kaevu. Inimesed kasvatavad 5000 roosi aias, aga ei leia, mida nad otsivad. Ometi võiks nad seda leida ühes ainsas roosis või tilgas vees. Silmad on pimedad, tuleb otsida südamega. Kui sa vaatad öist taevast, siis sellepärast, et mina elan ühel neist tähtedest, et mina naeran ühel neist, näib sulle otse, kui naeraksid kõik tähed. Ma kingin sulle tähed, kes oskavad naerda.
see siin on kõige kaunim ja kurvem maastik. Siin ilmus väike prints maa peale ja hiljem kadus. Vaadake tähelepanelikult seda maastikku, et te selle kindlasti ära tunneksite, kui te ükskord Aafrika kõrbes rändate.